sel korral siis Audi Q5. Auto on aastast 2024, ostetud siis isegi 2024 lõpus, novembris. Auto on niisugust päris ilusat Glacier White metallic värvi. Läheb praegu ilusti kogu selle valge taustaga kokku ja autol on siis S-Line varustus ja lisaks ka siis nii-öelda Shadowline pakett ehk siis mustad peeglid, mustad ümbrused aknaraamidel, mustad katuseraamid ja tegelikult varustuse koha pealt siin kokku pole hoitud. Audi Sport 21 tollised ülisuured väljad. Sellised kenad punase pidurisuportid. Ees on siis LED Matrix esituled, taga samamoodi LED tuled. Salongis on varustus ka täiesti omajagu, laiendatud nahk ja mis kõik seal veel on. Ja minul üllatuseks sellel autol on täis õhkvedrustus. Ehk saad seda tõsta, langetada, kõik 4 ratast on õhkvedrustusega. Mitte ei ole, et ainult tagaotsa näiteks õhkvedrustusega, nagu osad autotootjad teevad. Et jah, päris kõrgelt varustatud auto. Mootor on ainus, mis on natukene tavalisem, 2-liitrine turbobensiin, aga seda omanik ütles ka, et ainult sellepärast, et kuna enamjaolt kasutatakse autot siis linnasõitudel, siis lihtsalt diiselmootorit ei taha nagu piinata. Samas on olemas kärukonks, mis on elektriline ja saab ilusti veetud siis omaniku mootorratta, millega ta vahepeal kuskil karjääris näiteks hullamas käib. Et siuke päris mõnus auto, pereauto, aitab ka hobidega tegeleda selle mootorratta vedamise näol ja varustuse koha pealt ei ole kokku hoitud, et auto originaalhind oli üle 70 000 euro. Praegu see hind sportmotor, siis, kus auto müügis on 57 500. Autol on siis napilt alla 10 000 kilomeetri, natukene üle aasta ja vana ja nagu ma ütlesin, varustust on tegelikult küll ja veel. Aga jah, lähme vaatame, mis autol täpselt sees on, see varustuse poole pealt ja mugavused ja kuidas ta sõidab ka. No nii, esiistmel nüüd siis siin juhi koha peal. Kõik istmed ees on reguleeritavad elektriliselt. Praegu kusjuures iste on minul siis kõige madalamas istumisastmes ja see vaade on tegelikult päris hea. Et näeb ilusti üle selle ees oleva spidoploki ja samas pearuumi praegu on, jumal kui palju, võiks kas või kiivriga siia istuda. Noh ja nüüd, kui ma nagu ennast siia kõige kõrgemale lasen. Wow. Siis pearuumi on ikka omajagu. Okei, nüüd ma istun küll põlved vastu rooli. Ja, nii võib-olla ei sõidaks, aga võib-olla point on selge, et ütleme siis igaüks leiab endale mugava positsiooni. Ees digitaalne näidikute plokk on päris mõnus, siuke selge. Saad ka erinevate vaadete vahel korrigeerida, et kas siis tahad, et oleks minimalistlikum või siis natukene rohkem infot. Keskel samamoodi siis ekraan on siuke päris ilus, puhas, üsna kiiresti reageerib ja kõik nupud või kui midagi vajutad, siis käib siuke mõnus klikk, et sa saad kohe aru, et olen midagi vajutanud. Siuke väga huvitav ja väga mõnus touch. Lisaks siis all samamoodi on eraldi olemas nupud kõikide põhiasjade jaoks, olgu see siis kliima, istmesoojendused, start-stop, veojukontroll, kõik siuksed asjad. Ja keskel siis kliima jaoks, kui paned nüüd näpu siia nupu peale, siis õrnalt see ikoon muutub. Ehk siis ta on osaliselt ka puututundlik, et sa saad aru, et millise peale sa oled enda näpu täpsemalt pannud ja mida sa kohe reguleerima hakkad. Mis on päris huvitav siuke lisafunktsioon, mida ma enne ei olegi näinud. Igasugu panipaikis on palju, siin on käetugi, mida saab üles-alla liigutada, nagu tihti Volkswagen Audi grupi autodes on. Keskel on väike panipaik, mida saab ka liigutada, siin on siis juhtmevaba laadija. Mul on tunne, jah, see on vist järelturu oma. Ka väike panipaik siia ette tekitatud, siin samamoodi ja siia saab ka siis näiteks autovõtme panna. Et jah, päris mõnus, siuke, kõik on ühtlane, must katus mulle väga meeldib. Samuti need päiksesirmid ei ole kõige väiksemad ja üldiselt ma ütleks, et päris mõnus siukse hubase keskkonnaga salong on. Et istmed on ka siis äärtest on nahast, keskelt on siuke justkui seemisnahamaterjal, et võib-olla videolt jääb mulje, et on täiesti tavaline tekstiil, aga tegelikult on siuke seemisnahkne ja liigutada ja korrigeerida saab neid päris mitut erinevat moodi, et siis siuksed S-Line istmed ja sellel autol on ka siis laiendatud nahk, aga Audi mõistes see laiendatud nahk tähendabki, et siis siit äärest on nahk ja tegelikult ka näiteks kõik nii-öelda käetugede pealsed on siis ka nahast. Et jah, ma ütleks, et päris siuke hubane ja härrasmehelik või siuke päris mõnus salong, et ei ole
midagi ülemäära sellist erksat, mis võib-olla mõned võiks siis eemale tõrjuda, et pigem siuke tagasihoidlik, vaoshoitum, aga kõik funktsioonid, mis vähegi on, need on ilusti kasutatavad ja päris mugavad. Samuti ka rool tegelikult, kõik nupud, mis siin on siukse mõnusa klikiga, sa saad täpselt aru, et sa oled midagi vajutanud, aga ta on nagu natuke kandilisem, et ta ei ole nagu päris siuke ümmargune, vaid justkui need ääred on siuksed üsna teravad, ehk siis siuke sportlikum rool ja käes on päris mugav. Et jah, mina jään väga rahule selle juhi kohaga siin. No ja tagaistmel see ruumikus ja mugavus kindlasti jätkub, et jah, praegu istun siis ees on minu istumispositsioonis, nagu ikka, 182 senti olema pikk. Ja ma ütleks, et põlveruum on päris omajagu. Praegu, kui ma siin jalad justkui täitsa siia istme juurde panen, siis seda põlveruumi on väga palju, aga jalad saab ilusti ette välja sirutada istme alla. Ja siis tegelikult see istumise asend on päris mõnus. Ukse sahtlid taga küll nii suured ei ole, kuna tegelikult, olgem ausad, tegu on justkui natuke väiksema maasturiga. Aga siiski pudelid asja mahutab ilusti ära. Samuti laste iste ei ole probleem. Omanik sõidab tihti niimoodi, et laste iste on siin taga. Taga on ka siis eraldi kliima tagumistele istmetele. Ja üldiselt siuke päris mõnusad avarad istmed on. Et ees on nad võib-olla natukene sportlikumad, hoiavad külgedel kinni, aga ikkagi Audi teab, kellele see auto suunatud on ja taga on need istmed siuksed üsna mõnusad laiad, jällegi äärtes siis nahast, keskelt on siis jälle siuke seemisnahalaadne materjal. Keskel ka siis käetugi on siuke täitsa mõnus pehme ja samuti on ka siis topsi hoidjad, mis tulevad natuke ülesse poole, et joogid siit väga kergelt välja ei lendaks. Et jah, mina ka tagaistmega jään päris rahule. Lisaks saab siia siis ka nii-öelda vanakooli sigareti süütaja laadija tekitada, et enda telefoni laadida. Ja siin on ka siis sellised väiksed võrgud, kus asju hoida. Et jah, pole paha. No nii, ja vaatame nüüd siis ka selle Audi Q5 pagasiruumi, et kui praktiline see on. Kõigepealt ma tahan, et üks asi, mis te jälgiksite, on see, et kui ma nüüd pagassi lahti teen, siis need tuled kustuvad ära ja lähevad põlema siit alt need tuled. See on siis põhiliselt turvalisuse pärast, et olete mulle maantee ääres, pimedas, mingi hädaolukord on, et siis need tuled sealt alt ilusti põlevad ja keegi ei sõida sulle otsa. Aga pagass ise mõnus suur, avar, kogu see ava on ise ka üsna mõnus, lai, väga palju asju mahutab see kindlasti ära siia. Ja kui nüüd näiteks sellest ruumist siin puudu jääb, siis saad eraldi seda kangi tõmmata, natuke kaasa aidata ja siis saad ka kõik istmed tegelikult alla lükata, ehk siis ruumikus pikkuse mõttes läheb oluliselt suuremaks. Lisaks on siin väiksed siuksed konksud, katte alla saab võib-olla mõne üksiku asja panna, aga siin on eraldi olemas ka Space Saver tagavararatas, mis on väga haruldane tänapäeval, väga hea lisa, mida Audi veel pakub. Lisaks siin oli siis ka eraldi elektriline kärukonks, mida siis pärast peab natukene ise kaasa aitama ja õhkvedrustuse reguleerimisnupud, et olete mulle parklas, käed on raske kotte täis ja siis võib-olla ei ulata nii kõrgele tõsta, saad õhkvedrustust alla lasta. Jumala mugav. Nagu siukesed asjad on tavaliselt suurematel maasturitel, võib-olla isegi mingitel Land Roveritel asjadel, aga et Q5-l on siuke funktsioon. See on minu jaoks täiesti üllatav. Nagu mul on olnud endal Volvo V90 Cross Country, millel oli taga õhkvedrust, isegi sellel ei olnud siukest funktsiooni, mis on justkui maastiku auto. Et paneb täitsa mõtlema sellise auto peale ja väga üllatavad lisad, mis siin on. Lisaks siuke hea väike detail on ka see väike valgusti, mis siin on, et ta ei ole tavaline pirn, ta ongi valgusriba mõlemal pool. Siin on küll tavaline pirn ka, aga jah, ma ütleks, et nende funktsioonidega ja kõikide nende lisadega siin autos on ikka heas mõttes liiale mindud. Et neid on igal pool igasuguseid ja väga üllatav, mulle meeldib. No nii, vaatame nüüd, kuidas see Q5 sõidab ka. Üldiselt omanik ütles, et ainus asi, mis siin autos müra teeb, on need naastrehvid. Ma olen osaliselt nõus ja nõus olen ma ainult sellepärast, et see on ainus müra, mida ma ka kuulen. Et tõesti
ei ole tuulemüra, ei ole nagu mitte mingi naginaid, kragine, mitte midagi. No, samas auto on üsna uus ka. Aga naastrehvi müra on kuulda, aga see on üsna minimaalne. Ses suhtes arvestades, et autol on 21 talli velg, siis juba see omaette peaks tegelikult päris palju müra tegema. Ja lisaks, mis selle veljaga tavaliselt kaasneb, on ka see, et üsna siuke põrkav sõit on, aga õhkvedrustus selle sõidu teeb päris mõnusaks, üsna sujuvaks. Ja oligi esimene asi, mis ma märkasin selle autoga, kui ma autosse istusin ja sõitma hakkasin, mul oli üsna mitu lamapolitseinikut ja täitsa üllatas, kui sujuvaks ta kogu selle lamavatest politseinikutest üle sõitmise teeb. Et jällegi tuleb meeles pidada, et tegu ei ole Q7-ga, Q8-ga, vaid auto on Audi Q5. Q5 on justkui siuke keskklassi maastur Audidel. Ja juba sellel autol on siin õhkvedrustus, sellel autol on 19 kõlarit, Bang & Olufsen helisüsteem ja lisaks igasugu pimenurgaandurid, parkimiskaamera, parkimisandurid, no absoluutselt kõik asjad, mida vaja võiks minna. Isegi roolisoojendus on olemas. Et tõesti väga-väga üllatav auto nii enda sõiduomadustelt kui ka kõigi nende lisavidinate koha pealt. Samuti on auto käis nelikveoline, nagu tegelikult Audi võikski olla. Et kui ka praeguste ilmadega siuke -20, mis meil siin vahepeal oli, tahad kuskile maa kohta minna, siis ei pea väga muretsema sellepärast, et kas ka reaalselt kohale saad, kui näiteks teed lükkamata on, sest naastrehv, nelikvedu, õhkvedrustusega tõstad auto kõrgemaks ja ma arvan, et on igapidi tipp-topp, ei pea muretsema, et mingid kohad võib-olla kättesaamatumaks jäävad, kui just tõesti kuhugi väga sügavasse mudamülkasse ei kavatse minna. Ja rääkides mudamülgastest, kui sul ei ole 57 500 eurot, mis selle auto Sport Motors praegu küsib, siis mine vaata meie Audi A4 videot, mis oli eraldi just selle jaoks ehitatud, et sellega mudamülkaid vallutada. Päris huvitav kogemus oli. Ja kui sa soovid tegelikult võib-olla siukest tavalisemat, madalamat, siukest sportlikumat Audit, siis mine vaata meie Audi A7 videot, mis oli ka päris huvitav auto. Et praegu Audidega me oleme nüüd filminud justkui mitut erinevat kategooriat ja iga auto on omamoodi üllatab mind. Et ma soovitan kindlasti neid kahte Audit ka vaadata. Ja selle autoga mine Sport Motorsi lehele, räägi Sandriga ja samuti leiad Auto24, kui paned müüja järgi Sport Motors, siis neil on veel päris huvitavaid autosid müügil, et kindlasti soovitan pilgu peale visata, kui otsida endale näiteks mõnda huvitavat maasturit. No nii, nüüd on siis kokkuvõtte aeg. Audi Q5 2024 aasta lõpp hunniku lisavarustusega. Ma olen väga üllatunud heas mõttes ja väga-väga rahul. Juba siuksed pisikesed asjad, et näiteks teed ukse lahti ja kogu see ukse alumine osa tuleb kaasa selle uksega. Ehk siis suuresti mitte midagi ei jää sellist, mis võiks sinu jalatsid või siis püksid sealt äärest mustaks teha. Et see on nagu üks väike näide sellest, kui palju tegelikult siin on siukseid kasutajamugavusi ja kõiki siukseid huvitavaid ja tegelikult tarvilikke lisasid selle auto juures. Teine siis, mis mulle endale väga-väga meeldib, ongi sama õhkvedrustus. Et Audi Q5, mis ei ole justkui siuke hardcore, siuke suur maastur. Ta on siuke tegelikult, olgem ausad, siuke justkui linnasõiduk, aga et sellel isegi on õhkvedrustus, see on päris hea lisa, mulle meeldib. Et ainus võib-olla, kui sa tahad mingit suurt lisajõudu, siis võib-olla see 2-liitrine turbobensiin ei ole päris sulle, siis võib-olla SQ5, aga ma arvan, et paljudele võib-olla ei ole vaja seda lisajõudu. Ma arvan, et 150 kilovatti nelikvedu, see on ka juba väga-väga okei. Ja kui sulle see auto siit videost on meeldima hakanud, siis vaata kindlasti Sport Motorsist järgi. Leiad nad näiteks, kui paned auto24.ee, paned müüja järgi ja Sport Motors, siis see auto on seda täitsa ilusti olemas, lisaks siis veel paar huvitavat päris vinget maasturit. Aga selle auto hind on siis 57 500 ja siis võta Sandriga ühendust, kes Sport Motorsis toimetab, lepi kokku proovisõit ja äkki saate juba diili tehtud. Ja suured tänud Sandrile, et ta meile selle auto usaldas. Kui ka sul on mõni huvitav sõiduk, mida sa soovid, et Vain Visual tutvustaks, siis kirjuta vain.visual@gmail.com või siis Facebook, Instagrami vain.visual. Ja ära unustaga subscribe nuppu vajutada, sest praegu meile subscribereid siuke napilt alle 400, prooviks selle saada näiteks 500 peale järgmise paari kuuga. Ma arvan, et see on siuke ilus ümmargune number. Aga eks me näe, mis juba järgmises videos toimub. Tšau, tšau!